See oli eile keskpäeval Moskva taevas. Suurima riigi pealinn maailmas vajus pärastlõunal pimedusse. Kõik sellepärast, et põleva nafta töötlemistehase suits oli nii tihe, et see blokeeris päikesevalguse. Kahjuks väikese Vladimiri õnnetuseks polnud see isegi kõige hullem pilt, mis sel päeval Moskvast tuli. Kõige hullem pilt oli hetk, mil Vene õhutõrjerakett tulistas kogemata alla Vene naftabaasi. Vaadake ise. Kurat, tütar on kõik. See klipp lõhkus interneti ja see juhtus 18. juunil, kui Ukraina korraldas Moskvale suurima droonirünnaku, mida linn kunagi kogenud on. Aga siin on see, mis teeb selle loo veelgi suuremaks. 18. juuni polnud ühekordne juhtum. See oli suurim, kuid midagi sellist on Moskvas toimunud juba väga pikka aega. Alates 8. juunist, umbes 12 päeva tagasi, on Ukraina rünnanud Moskvat iga päev. Neil on käimas tapmiste seeria ja Vene pealinn ei suuda seda kuidagi peatada. Selle kampaania tagajärjed hakkavad juba ilmnema. Putinis lähim liitlane vabandas just avalikult Zelenski ees. Ja lisaks sellele on Vene sõjablogijad nüüd avalikus paanikas. Vene kaitseametnikud on paanikas, Vene avalikkus on paanikas ja Putin ise on nüüd sisuliselt end isoleerinud. Ta ei käi ühelgi avalikul üritusel. Ta ei lähe isegi üritustele, kus on lavastatud rahva hulgad, sest ta kardab liiga palju omaenda rahva ette astuda. Selles videos tahan ma teile täpselt selgitada, mis praegu Vene pealinnas toimub. Kuidas Ukraina suudab juba 12 päeva järjest rünnata maailma kõige paremini kaitstud linna ja miks Vene õhutõrje kahjustab nüüd Venemaad rohkem kui Ukrainat. Seejärel vaatame, miks Lukašenka nüüd Putini hülgab ja Ukraina poole asub ning loomulikult, kuidas Putin sellele kõigele reageerib. Alustame ühest numbrist, mis oli šokeeriv isegi minu jaoks. 11. juunil ehk umbes 10 päeva tagasi sai Venemaa sõda Ukrainas ametlikult pikemaks kui esimene ja teine maailmasõda. Putin alustas seda asja 2022 aasta veebruaris lubadusega, et see kestab vaid 3 päeva, võib-olla maksimaalselt 3 nädalat. Arva ära, tal täitus just 52. kuu. See on nüüd kõige kulukam, kõige piinlikum ja kõige hävitavam sõda, mida Venemaa on selle põlvkonna jooksul pidanud. Ja see on nüüd kestnud kauem kui 2 maailma kõige hullemat sõda. Olen kindel, et Putin ei plaaninud seda. Ma kahtlen, et isegi Ukraina plaanis seda, sest nad ei oodanud seda. Ja ma kahtlen, et ükski teine riik maailmas plaanis seda. See on hea meeldetuletus, et sõdu on lihtne alustada, eriti diktaatoritel, aga neid on väga raske lõpetada. Pole vahet, kes sa oled. See kõik viib meid 18. juunini, kui Putini valearvestused muutusid katastroofiliseks. See on selle juhtunu tagajärg. Mõned kommentaatorid ütlevad juba, et see on hetk, millele ajaloolased tulevikus tagasi vaatavad ja ütlevad, et just siis algas Vene impeeriumi lõpp. Ukraina käivitas üheainsa koordineeritud rünnakuga üle 900 drooni ning Vene õhutõrje suutis neist alla tulistada vaid umbes 200. See tähendas, et üle 700 drooni jõudis tegelikult sihtmärkideni maailma kõige paremini kaitstud linnas. Nüüd teame, et ainuüksi Moskva naftatöötlemistehases, mis on piirkonna suurim, kinnitati vähemalt 5 tulekahju. See oli ametlikult suurim droonirünnak, mida Vene pealinn on kunagi talunud. Ja selle rünnaku kõige pöörasem pilt, see ei olnud põhjustatud Ukraina droonist. See juhtus Vene õhutõrjeraketi tõttu. Siin on täpne ülevaade sellest, mis tegelikult juhtus. Oleme näinud dramaatilist kaadrit rünnakust Moskva ümbruse rafineerimistehastele. Antud juhul tabas midagi ühte mahutit ja see on selgelt hoiupaak. See asub koos teiste hoiupaakidega ja kogu katus lendab pealt ära ja variseb kokku. See näitab, et see on täis aure, mis iganes need olid, õliaurud, bensiiniaurud, gaasiaurud, mis iganes. See kondensjälg meid ei huvita. See on pärit millestki üsna madalalt, aga mis iganes see oli, see lasti välja mitu sekundit varem, sest kondensjälg on laineline ja hajub. See on miski, mis on juba kadunud. Meid huvitab see teine kondensjälg. Vaata seda, see kondensjälg on kitsas. See on kontsentreeritud. See on just välja lastud ja liigub madalalt maapinnalt, väga madala trajektooriga. Jälgime seda edasi. Ja seal see läheb otse sinna, kus tank asub. On muidugi võimalik, et sellel hetkel võis selle plahvatuse põhjustada midagi muud, kuid see ei tundu tõenäoline. Kõigi kogutud tõendite põhjal ei saa me olla kindlad, kuid tundub, et venelased kasutavad oma enda man-batse, neid õlalt lastavaid õhutõrjesüsteeme nagu Stingerid. Tundub, et nad on suutnud ühe oma enda mahuti katuse õhku lasta. See ongi selline asi, mis sõjas juhtub.
Nüüd, ma täpselt ei tea, mis see oli. Kas see oli Vene S-400 rakett või võib-olla käsitsi juhitav Manpads-süsteem. Ma ei ole kindel, aga nad üritasid alla lasta Ukraina drooni, kuid selle asemel tabasid Vene nafta OODP-d ja andsid meile pildi, mis läheb ajalooõpikutesse. Nüüd, ma olen kindel, et te kõik teate seda asja, mida nimetatakse internetiks, kus inimestele lihtsalt meeldib meeme teha. Ja juba mõne tunni jooksul pärast selle klipi avalikustamist oli internet täis meeme Vene nafta OODP-dest ja Ukrainas loodud pildist. Vaadake mõnda kõige naljakamat neist. Siin on originaalpilt. Ma olen üsna kindel, et originaali on natuke tehisintellekti abil muudetud, aga saate aru küll. Ja siin on esimene meem, kus Putin sõidab UFO taksoga ja Zelenski teeb selfit, nagu oleks ta TikTokis ning sõnum ütleb armastusega Zelenskilt. Järgmine on Vene juhid Lavrov, Medvedev ja Putin, kes kõik lihtsalt lendavad rahulikult Venemaalt minema, samal ajal kui linn põleb. Järgmine on Putini pea plahvatamas, sest sõda ei lähe päris nii, nagu ta tahtis. Ja see on võib-olla lemmik. See on filmiplakati uus versioon, filmi iseseisvuspäev plakat. Ma arvan, et selle nimi oligi nii. Ja vene keeles on kirjas põhimõtteliselt tegevus. Mitte miski pole igav. Taustal on pilt, kus kõik lendab õhku ja peagi kinodes teie lähedal. See ongi see. Ja muidugi on ekraanil praegu näha terve hulk meeme. Anna kommentaarides teada, milline neist on sinu lemmik. Aga praegu lähme edasi, sest see polnud ainus apsakas, mille Vene õhutõrje tegi. Nende jaoks oli väga kaootiline päev. Ja kahjuks on Moskva väga tihedalt asustatud linn. Tegelikult arvan, et see on Euroopa suurim linn. Kogu Euroopas. Seal elab 13 miljonit inimest ja lisaks sellele käib Moskvas pidevalt palju Hiina turiste. Nii et seal oli palju inimesi, kes salvestasid palju erinevaid asju. Ja nad jäädvustasid mõningaid asju, mis puudutavad Venemaa õhutõrjet, mida ma olen kindel, et Putin ei tahtnud maailmale näidata. Nii et mis te arvate? Vaatame koos. Tulista! Tulista! Jookse, jookse, jookse! Tule juba, vennas, tulista! Tulista! Туриста! Ай, машалла, Кардашов, давай! Машалла, Кардашев, машалла, бурка! Машалла! Сугупу, машалла! Jumal, mida sa teed, Kardash? Siia ja siia! Lähme! Kuhu sa tormad? Võõr! Davai! Allahu Akbar! Võõr! Kuhu ta lendas? Issand jumal! Kuhu ta lendas? Nagu te teate, oli see suurim rünnak, mida linn on oma ajaloos kunagi läbi elanud. Ja lisaks sellele on Moskvat nüüd juba 12 päeva järjest rünnatud. Ukrainal on justkui tabamuste seeria käimas. Vaatame, kuidas Vene avalikkus sellele reageerib. Kõigepealt on meil üks Moskva elanik, kes ütleb lihtsas vene keeles seda, mida me oleme sellel kanalil juba 4 aastat rääkinud. Venemaa mängis tulega ja nüüd saab Venemaa tagajärgi tunda. Ma arvan, et see on see kurikuulus füüsikavalem või midagi sellist. Einstein tuli sellega välja ja nüüd õpib Putin seda päris elust tundma. Vaata seda sõnumit. Jumal, püha kurat. Vaata, kõik on sealpool leekides. Kogu tehas on tükkideks lennanud. Kogu kuradi asi. Jumal. Raketid tabavad seda järjest ja neid tuleb ikka veel juurde. Tundub, et me mängisime tulega ja saime, mis tuli, nagu öeldakse. Täiesti hullumeelme, nagu öeldakse. Ja siis on meil veel üks klipp Moskva elanikust, kes üritab päise päeva ajal magada, aga droonid teevad korraliku une saamise väga raskeks. Vaadake seda klippi. See on täiesti hullumeelne. See on täielik õudus. See on lihtsalt täielik õudus. Ma pole kunagi näinud nii kuradi head hommikut. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Just praegu. 4 plahvatust. See on lihtsalt. Kuramus, see on lihtsalt.
Ma olen lihtsalt šokis. Nikita ütleb mulle isegi, miks sa lihtsalt ei proovi magama jääda. Mis üldse toimub? Ma kuulen neid. Nad lendasid just praegu. Tõenäoliselt nägin ma täna hommikul 10 drooni. Vaadake seda kuradi segadust, tüdrukud. Lihtsalt vaadake seda jama. Tüdrukud, mis seal toimub? Mis seal on? Seal on ka mõned plekid. Vaata, selle halli taga on veel üks. Must. Siin ainult rafineerimistehases tabas ilmselt 5. Ma ei saa aru, miks nad neid alla ei lase. Nad lendavad väga kaua. selle juures. Nüüd pöörame oma tähelepanu Vene sõjablogijatele. Need on inimesed, kes toetasid sõda selle alguses ja on sellest ajast peale püüdnud iga uudist enda kasuks pöörata. Nad püüavad iga sõjast tuleva uudise esitada nii, nagu Venemaa oleks võitmas. Kahjuks arvan ma siiski, et see rünnak oli lihtsalt nii ulatuslik, et nad ei suutnud seda kuidagi positiivseks uudiseks pöörata. Nii et nad paanitsevad samuti. Vaata ise. Vene sõjablogijad on täiesti endast väljas. Üks neist kirjutab ja ma tsiteerin. Teheran on turvalisem kui Moskva. Ma ei oodanud seda, kuid kõige paljastavama postituse teeb tegelikult blogija nimega Fighter Bomber. See mees juhib üht suurimat sõda toetavat Telegrami kanalit Venemaal. Ta on ka väga tihedalt seotud Vene õhujõududega. Seetõttu saab ta sageli sõjaväelt infot, mida ta avaldab. Ja mõnikord esindab ta isegi õhujõude, mitte ametlikult, aga sisuliselt ametlikult. Mitte alati, aga vahel avaldab ta õhujõudude nimel avalduse. Ta ongi nii lähedane Kremlile ja inimestele, kes seda sõda juhivad. Ja nüüd kaotab ta mõistuse. Kuid kahjuks sunniti teda see sõnum kustutama. See näitab natuke, et ta ei lase oma tõelisi mõtteid lihtsalt avalikkuse ette. Kuulake, mida ta ütles enne, kui ta selle kustutas. Rünnakud Moskvale on murettekitavad ja häirivad. Eelkõige seetõttu, et viimase 4 aasta jooksul on linna ümber ehitatud õhutõrjesüsteem, millele pole maailmas võrdset. Nüüd, ma ei tea, kas sa saad seda sõna kasutada, sest taaskord USA oli just sõjas Iraaniga ja ma ei näinud, et droonid oleksid ühtegi õlirafineerimistehast maha võtnud. Nii et ma ei tea, kas Moskva õhutõrje on tõesti ületamatu. Ma arvan, et see, mis USA-l oli, töötas. Aga igatahes, lähme edasi. Pole vahet, kui palju miljoneid sihtmärke su õhutõrje on alla tulistanud. Kui objekt, mida nad kaitsevad, saab tabamuse, tähendab see, et vaenlane on õigesti arvutanud jõud ja vahendid sihtmärgi tabamiseks, aga sina ei ole. Pealegi on tänapäeval õhutõrjerakettide ja droonide kulusuhe selline, et drooniründajad võidavad puhtalt majanduslikult, isegi kui nad midagi pihta ei saa. Aga praeguses olukorras tabavad nad tegelikult rafineerimistehaseid. Kohe varsti tahan ma täpselt selgitada, kuidas Ukraina seda teeb, sest meil on palju head infot selle kohta. Ja on oluline meeles pidada, et viimase 2 nädala jooksul on midagi tõepoolest muutunud, sest Ukraina on suutnud viimased 12 päeva järjest Moskvat tabada. Vaatame täpselt üle, mis Venemaal puudu on ja mida Ukraina ära kasutab. Aga enne kui me seda teeme, tahan ma rääkida ka ülejäänud Vene sõjablogijate närvivapustusest, sest see ei toimu ainult Telegramis. Isegi Vene televisioonis kaotavad inimesed enesevalitsuse. Ja muidugi, see järgmine tüüp, ma olen kindel, et te olete teda näinud. Ta on Solovoi. Me oleme temast selles kanalis palju rääkinud, sest ta avaldab regulaarselt sõjakuritegudega seotud sisu Ukraina tsiviilisikute vastu. Noh, nüüd näete tema näost, et tal ei ole üldse hea olla Ukraina rünnaku tõttu. Vaadake ise. Sõda on pikk teekond. Sõda on pikaajalise vastupidavuse proov. See on pikaajaline otsusekindlus. Ära satu paanikasse. Analüüsi selle asemel olukorda ja ole meie vanaisade ja vanavanaisade tegude vääriline. Just praegu ongi see hetk, et endalt küsida. Kas suudame korrata seda, mida meie esiisad saavutasid? Ja kui vastus on jah, siis on palju asju, mida peame mõistma. Me peame mõistma palju asju. Valmistume raskusteks. Olge valmis eneseohverduseks ja otsige tuge oma hinges ning oma perekonna ajaloos. Ja mis muud valikud meil on? Mis muud valikud meil on? Ja siis on veel Medvedjev, endine Venemaa president ja praegune julgeolekunõukogu liige, kes on tuntud oma joomarluse poolest. Ja see on oluline, sest ma nimetan teda tavaliselt lihtsalt endiseks presidendiks, kuna ta on hull ja see oli kõrgeim ametikoht, mida ta kunagi on pidanud. Kuid isegi tänapäeval on ta Venemaal väga mõjukas isik. Ta annab regulaarselt aru otse Putinile. Ta kuulub sellesse nõukogusse, julgeolekunõukogusse, mis on Venemaa valitsuses väga kõrge organ. See on siis inimene, kellel on võim valitsuses, mis on sõjas. Ja vaadake, mida ta räägib. Ta läks avalikkuse ette ja käitub täiesti hullumeelselt.
Kiieviga suheldes ei saa enam olla mingeid reegleid. Ainus piir sõjas Ukraina vastu on see, et tsiviilisikuid ei tohi tahtlikult sihikule võtta. Ja Haagi konventsiooni seaduste ja tavade kohta pole enam vaja. Nüüd las ma selgitan, mida ta tegelikult mõtleb, sest see on üsna hullumeelne, kui seda ütleb keegi, kellel on Vene valitsuses tõeline võim. Esiteks, Haagi konventsioon ei räägi tegelikult tsiviilisikutest. See on Genfi konventsioon. Haagi konventsioon keskendub pigem sõjapidamise vahenditele ja meetoditele, mida võib kasutada. Ja see keelab põhimõtteliselt näiteks mürgi või gaasi, kõik bioloogilised vahendid, sellised asju ei tohi kasutada. Samuti räägitakse seal sellest, et kultuurimälestisi ei tohi rünnata. Näiteks kirik, mida Venemaa ründas vaid mõned päevad tagasi. Ja nüüd, vaid mõned päevad pärast seda rünnakut, mida Venemaa muide ametlikult eitab, ütleb Julgeolekunõukogu juht, endine president, avalikult, et me ei kavatse enam Haagi konventsioone järgida. See ütleb küll nii mõndagi, aga ausalt öeldes, tehniliselt võttes, pole sellel tegelikult vahet, sest Venemaa pole neid niikuinii kogu selle aja jooksul järginud. Aga nüüd kuuleme avalikult inimeselt, kes tõenäoliselt on selle sõja otsustusprotsessis osaline, et me lihtsalt ei kavatse ühtegi reeglit järgida. Me läheme kõigi ja iga ühe kallale, keda vähegi suudame. Ja see on midagi, mida Venemaa on juba teinud, eks. Iga kord, kui rindel on kaotusi, minnakse tsiviilisikute kallale. Iga kord, kui Moskvas toimub rünnak või mõni rafineerimistehas hävitatakse, minnakse tsiviilisikute kallale. Aga nüüd on meil tegelikult kinnitus Medvedevi enda käest. Olen kindel, et ta oli seda öeldes purjus. See ongi vabandus, mida ta kasutab. Aga siiski, siin see on. Nii Venemaa tegelikult tegutsebki. Nüüd liigume põhiküsimuse juurde. Kuidas Ukraina seda tegelikult teeb? Miks on Moskva nii kaitseta? Teate ju küll, see on linn, millest Putin väga hoolib. Loomulikult Ukraina pool ei avalda mingeid saladusi, ega peakski seda tegema. Nii käivadki sõjad, nii toimivad riigid sõja ajal. Aga eksperditelt tuleb mitmeid seletusi. On seletusi lääne eksperdidelt siit, Ameerika Ühendriikidest ja Euroopast. Ja loomulikult üritavad ka venelased aru saada, kuidas Ukraina seda teeb. Ja ma tahan tegelikult mõlemaid vaadata, sest see annab meile üsna täieliku pildi sellest, mis täpselt toimub. Alustame siis lääne analüüsist. Siinkohal oluline märkus. Muide, just Venemaa oli see, kes esimesena hakkas selles sõjas droone kasutama. Nad alustasid sellega juba 2022 aasta oktoobris, kui hakkasid ostma Iraanis valmistatud Shahedi droone ja kasutama neid Kiievi vastu. Saates neid linna massilise droonirünnakuna, et õhutõrjet üle koormata. Ja tead mis? Nüüd, mõned aastad pärast seda, kui Venemaa selle algatas, saab Venemaa maitsta oma enda rohtu. Ukraina on suutnud teha midagi, mida Venemaa ei oodanud. Vähemalt ei oodanud nad, et see juhtub nii kiiresti ja põhimõtteliselt suurendas Ukraina oma drooni tootmist. Venemaa teadis, et Ukraina kasutab droone. Nad ei teadnud, et Ukraina suudab neid nii palju ja nii kiiresti kasutada. Ukraina suurendab oma tootmist iga kuu umbes 10% võrra. See kasvab väga kiiresti. See tähendab, et iga 7-8 kuu tagant tootmine kahekordistub. Eelmisel aastal tootis Ukraina umbes 4 miljonit drooni. Kui see 10% kasv püsib, mis pikaajaliselt on ebatõenäoline, aga kui see püsib, siis suudab Ukraina tõenäoliselt sel aastal toota umbes 6-8 miljonit drooni. Ja see on oluline, sest jällegi pole vahet, millised õhutõrjesüsteemid Venemaal on. Kõike pole võimalik peatada. Aga lisaks lihtsalt tootmisele teeb Ukraina ka palju muud. Ukraina poolel, kuna Ukraina on pidanud nende droonirünnakutega algusest peale tegelema, on nad üles ehitanud süsteemi, mis on suhteliselt odav ja üsna tõhus võrreldes Venemaa süsteemiga nende droonide peatamiseks. Me oleme teinud eraldi video sellest, kuidas see Ukraina süsteem töötab. Neil on palju erinevaid osi, mis töötavad koos ühtse tervikuna. Neil on kõigepealt 10 000 akustilisi sensoreid üle kogu piiri. Ja need akustilised sensorid on põhimõtteliselt kõrgel taevas ja nad lihtsalt kuulavad. Nad kuulavad, kas läheduses on droon. Ja niipea, kui nad näevad või kuulevad drooni, saadetakse signaal otse Kiievis asuvasse juhtimiskeskusesse, mis koordineerib erinevate meeskondadega. Nii et Ukrainal on mitu erinevat viisi drooni alla tulistamiseks kohe, kui nad selle avastavad. Neil on mõned inimesed maastikul kastiautos, kellel on kuulipilduja, millega saab drooni alla tulistada. Neil on inimesed, kes istuvad helikopteris ja on valmis õhku tõusma kohe, kui nad saavad loa. Hei, sinu lähedal on droon, mine ja lase see alla. Meil on ka inimesi nendes vanades nõukogudeaegsetes hävitajates, kus üks piloot juhib lennukit ja teine piloot on kuulipildujaga, et droon alla tulistada. Neil on need süsteemid, mis töötavad koos. See ei ole lihtsalt nii, et keegi vaatab taevasse, loodab drooni näha ja siis hakkab tegutsema. Ei, neil on Q-süsteem. Neil on juhtimiskeskus, mis koordineerib seda kõike ja see on väga tõhus. Venemaa sellist asja tegelikult ei olnud. Nad sõltusid tõesti lihtsalt inimestest, kuulipildujatega ning nendest suurematest radaritest ja õhutõrjesüsteemidest, mis neil on. Ja peamine põhjus, miks Venemaa sellist odavat ja sidusat süsteemi ei ole, on see, et neil polnud seda tegelikult vaja.
kuni eelmise aasta lõpuni ei rünnanud Ukraina Venemaad suuremas ulatuses. Nii et nad said hakkama lihtsalt nende suuremate masinate kasutamisega, sest sellest piisas. Nüüd, kui Ukraina toodab palju rohkem droone, ei piisa sellest enam. Ja Venemaa üritab kiiresti leida viisi, süsteemi, kuidas neid droonirünnakuid peatada. Aga see süsteem ei ole nii hästi kokku pandud nagu Ukraina oma. Ja sellele juhivad tähelepanu ka Venemaa blogijad. Venemaa eksperdid juhivad sellele tähelepanu. Nii et liigume nüüd Venemaa seletuse juurde. Kuidas Ukraina suudab seda teha? Sest ka see annab meile teatud infot. Selle Venemaa droonitootja, kelle nimi on Aleksei Tšadajev, sõnul on Venemaal palju personaliga seotud puudujääke. Suur põhjus, miks Venemaal praegu nii kohutavalt halvasti läheb, ei ole varustuses, vaid ebakompetentsuses. Seda ta ütlebki. Ta ütleb, et Venemaal on süsteemid olemas. Venemaal on radarid või muud seadmed, nagu ukrainlastelgi, kuid keegi pole neid tegelikult kokku pannud üheks suureks süsteemiks, mis suudaks kõiki erinevaid osi koordineerida. See tähendab, et on olemas radarimees, kes jälgib droone. Aga kõigepealt ei ole see mees piisavalt osav, et radarid droonide jaoks kohandada, sest droonid lendavad palju madalamal kui näiteks raketid. Nii et sa pead radari seadistama, et aru saada, kas sa suudad drooni märgata või mitte. Ja lisaks sellele, oletame, et see mees suudab selle välja mõelda. Ei ole süsteemi, kus ta saaks selle info anda kellelegi, kes koordineeriks teiste meeskondadega, et droon kiiresti maha võtta, nagu ukrainlastel on. Lisaks sellele on Venemaal samuti sellised mobiilsed meeskonnad nagu Ukrainalgi, kus inimesed istuvad kastiautodel kuulipildujatega. Aga kuna Venemaa katkestab nende interneti või mobiilse interneti, siis neil meeskondadel puudub tegelikult side teiste meeskondadega. Nii et need mehed lihtsalt liiguvad ringi ja otsivad droone, et neid alla tulistada. Nad ei saa sõnumeid stiilis, hei, droon tuleb sellest suunast, olge valmis, või droon tuleb teisest suunast. Kuna neil meestel puudub side, tekib sellest ka psühholoogiline probleem. See tähendab, et kui nad üritavad enda ees olevat drooni alla tulistada, muretsevad nad pidevalt sellepärast, et mõni droon võib tulla nende selja tagant ja nad ise pihta saada. See tekitab samuti probleemi. Ja jällegi, need ei ole minu sõna. Seda ütleb üks Vene droonitootja, kes väidab, et paljud meie probleemid ei ole varustuse probleemid, vaid pädevuse probleemid. Me peame välja töötama süsteemi, kus see kõik toimiks. Seega on huvitav seda ka Vene poolelt kuulda. Seda on lääne analüütikud kogu aeg öelnud, aga nüüd ütleb sama ka üks Vene analüütik. Vene armeel on palju suurem probleem lihtsalt selles, et nad ei ole piisavalt head, mitte selles, et neil puuduks mingi varustus, relvad või kuulid või midagi sellist. Nüüd pöörame tähelepanu Lukašenkale, sest arva ära, kes seda kõike jälgib. Valgevene diktaator. Ja ta hakkab mõistma, et võib-olla on ta selles sõjas vale liitlase valinud. Nii et ta üritab nüüd Zelenskiga suhteid parandada. Kuula, mida ta just ütles. Ta ütleb, kui ma kunagi ütlesin Zelenskile midagi, mis teda solvas, siis ma vabandan. Ma ei taha sõda Ukrainaga. Ta ütles seda avalikult. Kuula. Aga kui nad hakkasid mind ähvardama, olin sunnitud vastama. Kui Vladimir Aleksandrovitš solvus, siis ma vabandan nende sõnade pärast tema ees. Võib-olla poleks pidanud, arvestades, et ta ikka veel võitleb. Võib-olla poleks ma pidanud sellest nii karmilt rääkima. Aga teisest küljest peab ta mõistma, et me tihti räägime, laulame ja viime läbi matuse rituaale. Seetõttu pead sa olema ettevaatlikum ja hoolikam. Pealegi saab ta väga hästi aru, ma rõhutan veel kord, et pole mingit mõtet oodata Valgevenelt mingit sõjalist tegevust, eriti veel minult. Juba sõja esimestest päevadest alates soovitasin ma talle, kuidas kokkuleppele jõuda. Kuidas rahu sõlmida? Nüüd muidugi Zelenski seda vabandust ei aksepteerinud. Ta ütles sisuliselt Lukašenkale, et kuule, meid tegelikult ei huvita, kummal poolel sa oled. Kõik, mida sa tegema pead, on lõpetada Venemaa aitamine Ukraina tsiviilisikute tapmisel. Ja Ukraina toob välja konkreetseid näiteid. Ukraina. Zelenski ütleb, et teil on varustus. Te annate Venemaale juurdepääsu radaritele. Te annate Venemaale oma õhuruumi kasutamise õiguse ja Venemaa kasutab seda kõike, et saata droone ja rakette Ukrainasse. Nii et kui te selle lõpetate, ei ole meil probleeme. Ja kui te seda ei lõpeta, siis arvake ära, Ukrainal on nüüd põhimõtteliselt piiramatult droone. See tähendab, et Ukraina saab probleemiga ise hakkama. Kuulake. Praegu ei ole meil nii tugevat rindejoont, kus Ukraina ja Valgevene kokku puutuvad. Nad tapavad seal tsiviilisikuid. Vastavatel tornidel on saatjad. Kas ta saab selle eemaldada? Kuidas öelda, et ta ei taha sõjas olla? Las ta eemaldab selle varustuse. Las ta lülitab selle varustuse välja. Ma arvan, et nädal on selle tegemiseks piisav aeg. Sest miks ma just nädalast räägin? Sest praegu surevad selle tõttu iga päev meie tsiviilisikud. Lapsed saavad vigastada. Kui tema seda ei tee,
teeme meie. kui tema seda ei tee, siis meie. Nüüd on meie viimane lugu relvast, mida paljud analüütikud nimetavad suureks võrdsustajaks. See on uus Ukraina relv, mida Ukrainal seni ei olnud, kuid mida Venemaa on kasutanud Ukraina linnade hävitamiseks. Ja loomulikult on see relv liukpomm. Venemaa on kasutanud neid liukpomme, mis neil olid juba nõukogude ajast. Ukrainlastel ei olnud seda seni. Sellest räägime üksikasjalikult ainult liikmetele. Kui soovid sellele ligi pääseda, saad liikmeks hakata vajutades allpool olevat liitumisnuppu või minnes lehele basicsinsider.com. Teie toetus on see, mis aitab neil videotega jätkata ja ma hindan siiralt igaüht teist. Minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos.